это карма. Привет, город Нарва. Я лечу к тебе, коль дуй не врыль. Я seal oleme vaid ainult me koos. А это жизнь, это карма. Привет, город Нарva. Ja mu väike vennelanne, tead ma satan siia harva, siis kui Balti jaamast välja läheb. Südalinnas agunis, mu tunded kinni vagunis. Вот и я добралась. 15 минут от остановки до сюда. Пешим шагом. Вот, наговорили полчаса. Полчаса, 40 минут, я иду 40 минут. Siin valvata võin öösiti. Вроде говорили. Экскурсия какая-то. Мотоцикл красивый. Saame kokku seal, kus Kreenhool. Ma tean, see Georgi linn juurde sisse jäädavalt on põimunud, kui murumängud toimunud ja sina, mina lõimunud. Vaibad sinu seinal džinn ja roosad värvi šveps. Ma nägin seda ette nagu Aleksandr Šeps. Võtke välja amatöörid. Это жизнь, это карма. Привет, город Нарва. Ja lечу к тебе, коль дуй не врыль. Я seal oleme vaid ainult me koos. А это жизнь, это карма. Привет, город Нарva. Ja mu väike vennelanne, tead ma satan siia harva, siis kui Balti jaamast välja läheb. Praktiliselt nagu maaletaja Paul Keeris, kuigi ise pole pärit siit võitleolle geenides. Ka minu kodus nägu siin räägiti samas keeles. Ja need lärmakad joogised tüdrukud meeldivad meeletult. Твой папа любит деньги, деньги, деньги. Я тоже заправлюсь в Ивангороде, там дешевле. Мы вместе любим деньги, деньги, деньги. И все же за мой счет всему Руро, всему модерну. Домой, пора домой, коктейли, сектор газа. Siin vaatan, kui kassa hitti Coca-Cola plaasas. Ma tean, et selles filmis ei see lüüa kaasa. Tahan uskuda, et lõpp on õnnelik ja rahvas ju Это жизнь, это карма. Suurne stiil, sellepärast, et see on ehitatud inglise stiilis või isegi Manchesteri stiilis ja Narvas nimetatakse ka kohalik Manchester stiil. Sellepärast, et need meistrid olid ju Inglismaalt. Inglismaalt sellepärast, et tollal ajal 205 meie ees on vana säng, praegu see on aga kujutage ette, kõik see territoorium, siin ka oli säng, praegu see on kinni aetud, aga kujutage ette, siin oli väga ilus säng, umbes nii. Aga mul on küsimus teile, kuidas te arvate, mida on see hoone oma Saaremaa? Meenutab nagu, et see on lava, aga tegelikult see ei ole nii, vastupidi. See on aga, see on tehtud Nõukogude ajal 100 meetrit ja tema kõrgus on umbes 3,5 meetrit. Väga ilus, kui lüüs on avatud, siis kõik see täidetud veega ja võiks näha, et muidugi see Narva koosid on liiga võimsad, väga võimsad. Aga meie ees on seesama Kreenholmi saar, vana ketrusvabrik ja vana kudusvabrik. Saar on предельная kasta ja selline kuulane hoone, see on elektrijaam, seal kusagil ka oli paigaldatud turbiin ja kus välja töödetati just elekter. Sellega lihtsalt nautiti, mis ilus vaarid. Это да, там сюда, да, вода. Сделали канал специально, чтобы турбины запустить. Это не отводной, как называют? А? Отводной. Отводной это деривационный, это он там дальше проходит. Отводной это уже в советское время. А сейчас вот здесь нет воды, только здесь когда спускает водопад, да? Да, то сейчас в другом русле вся вода. Ja. Et idee on selline, et seal on Narva veehoidla ja kui see on täidetud täiesti veega, siis nad avavad lüüsid, et jää tase oli madalam. Idee on selline. Мы стоим, кого ждем? Приглашение. Тургия Хексия. Тургия. Если скажут, когда будем. Если Сергея не видно, скажите. Тургия Хексия. Тургия, Кирилл. Кирилл, Сия.
No miks? Ruttu, ruttu. Karu kuulib. Нормально. Да и вы, Николай. Николай. Сия пару раз. That's крауч. А мы все время? А теперь все вместе. Ура! Супер. Можно еще на мою? А мы это... Поп, в каждой казарме клоп, а на каждой фабрике кноп. Ну, eesti keeles, kuidas võiks öelda, et igas kirikus on papp, igal vabrikul on knop või no, umbes nii, ma ei tea, kuidas see ei ole knop, see on Paul Alish, aga no, räägime natuke hiljem. Эта поговорка считалась только Российской империей или по всей Европе? Я думал, только по всей Российской империи. Hoone, siin elasid osakonna juhatajad. Ja kujutage ette, et hoone pikkus on umbes 2x2 meetrit, laius umbes 10 meetrit. Aga kuidas te arvate, et kui palju korterit oli seal? See on tegelikult väga suur hoone. 10. 4 korterit. Kõige suurem, nagu ma mäletan, seal oli umbes 6 või 7 tuhat, kõige väiksem, seal oli umbes 4 tuhat. Umbes nii. Omapärane stiil, osaliselt gooti stiil, osaliselt ka neorenessansi stiil, see on olemas ja tegelikult seal on ka väga ilus park, ümbritseb seda hoonet. Roman Hendriksen, kahjuks mul pildi ei ole, aga kui ta suri, siis tema pärast oli just Paul Alish näide, siin on teema pildi ja kujutage ette, et kõik hooned, mis on ehitatud siin, oli ainult 2 arhitektid, Hendriksen ja Alish ja tegelikult nende stiil, arhitektuurne stiil on üsna sarnane. Siis, no, sul ilmneb küsimus, kas see on puust või kivist, aga ei, see on tehtud puust ja praegu ma ei tea, no, nagu ma tean, et omanik on mingi pärimees Ilvist ja tema idee, et tema plaanid on sellised, et ta tahab teha siin restoran ja hostel. Või vabandust, mitte hostel, vaid hotel, just siin. Aga praegu see on ainult plaanid. Nii, ja näete, seal on väga ilus mälestusmärk, mis on pühendanud Kreenholmi streikile. Streikile on vastu siin stačka. Et Kreenholmi streik oli aastal 1872. Et millised põhjused oli? Et väga rasked elutingimused tegelikult. Näiteks, et suitsetamine siin Kreenholmi territooriumil oli väga rangelt keelatud ja trahv oli 5 tsaari ruplat. Aga kuidas te arvate, kas see on palju või ei ole 5 tsaari ruplat? Palju. Ja see on väga palju. Muidugi see ei ole hea. Mis veel, et lapsed töötasid umbes 10 päevas. See on ka üsna palju. Ja elutingimused, et kasarmas, kujutage ette, et keskmine perikond, ütleme 5, 6, 7 inimest. Ja nõukogude ajal pärast teist maailmasõja mälestusmärk kadunud, aga oligi säilinud selline postament. Ja kuidas te arvate, kes oli paigaldatud postamendi peale nõukogude ajal? Muidugi seltsimees Lenin, aga nagu ma tean, et näete, selline alumine osa, see on säilinud isegi tänaseks päevaks. Et näete, seal on kusagil seal, Showcrossi elamu juures, säilinud selline postamendi alumine osa. Piltid teha ja vana sänk, aga siin me näeme just, et see ei ole koset. Piisula ja kuidas ta arvata, mis see on, millise otstarbega? Just aastal 1900. Ja kuidas te arvate, kas teile meenutab võib-olla midagi selline torn? On sarnane torn olemas, väga populaarne
no kuidas see välja näeb, äkki milline valgustus oli? No какое освещение, какое было? Väga õige, gaasivalgustus oli. Nii, ja meie taga, praegu meie ees on gaasifabrik ja see on ka ajalooline hoone, mis oli ehitatud aastal 1858, aga kuidas te arvate, gaasifabrik, see tähendab, et seal välja ja et see oli tehtud juba Nõukogude ajal. Ну, знаете, ну, теремочек такой, что вот это? Бомбоубежище. Инструмент. Väga õige, see on pommivariant, да, это бомбоубежище было. Et fabrik, mis oli ehitatud siin Grigolni saarel, et oli ehitatud aastal 1857. Et nagu näete, see on ehitatud paekivist, да, это все из плотника. Neljakorruseline hoone называется. Ja sellega, need veetornid, idee on selline, et nad meenutavad Big Hermanni torni, idee on selline. Nii, aga väga loogiline küsimus, et kogu aeg me näeme veetorn, tegelikult see on tulitõrjetorn, siin automaatne tulikustutussüsteem, et ma unustasin selline sõna, et no даже по-русски, честно. В общем, там идея такая, что такие вот как заглушки, что ли, да, сделаны, и когда там из какого-то материала специального, и когда температура немножко поднимается выше положенного, она как бы плавится, и сразу же вода начинает литься. Вот, automaatne tulikustutussüsteem ja no võiks öelda, et tollal ajal no Knopi vabrikud oli noh, ütleme, kasutasid kaasaegset tehnikat. Потому что сварки еще не было тогда, была вот именно заклепка. Почему здесь интересно? Это из плетника построено, а так все из красного кирпича. Давайте прикинем. Mina käisin aasta 2000, kui see töö pikk ja täis oli. Väga naljakas oli. See oli nagu käisin tervist. Punases klõis ja meie linnapea. Minu konto. Aga oot, ma näidan, et vanasti siin oli kitsarööpmeline raudtee, kaleika, ja isegi näete, siin on väga palju juurdeehitit tehtud. Nad on kõik lammutatud, aga näete, vot need valged osad, see oligi just juurdeehitised. В церковном городе селфи сделали? Nagu näiteks mis lavastus väga populaarne oli paar aastat tagasi, see on Kremli ööbikud. Selline koht. Sellepärast, et siin on väga hea akustika. Tunnete? Нет, вот это самое старое. Okei, me siis teeme ringi.
да? Сегодня тут конкретно будешь? Welcome to Narva! Welcome to Narva! Meie ees on juba Venemaa ja kuidas te arvate, võib-olla teada, kuidas selline linna osa nimetatakse? Как эту часть города называют? Парусинка. Нет, там Россия же, Венема. Также. Нет, Парусинка. Парусинка. Я же так сказала. Я же это и сказала. Nagu asi on selles, et meie ees on vana Kalevi vaabrik, aga Rae oli teine parun, see on parun Aleksandr Štiglis. Ja natuke pärast oli juurde ehitatud Liina ketrusvaabrik, Linnaprisilne fabrika ja nad toodeti just ketrus, see purjerii, parusinu, sellega selline linna osa nimetatakse just Parusinka. Nii, aga näete, see on Kreenholmi kost, kõige võimsam Eestis vähemalt, et laius umbes 120 meetrit ja kõrgus umbes 7 meetrit, sellega on väga võimas. Nii, aga no võite fotod teha ja me liikume edasi. Fjodorovna, sellepärast, et samal aastal sündis suurvürsti tütar Elisaveta Fjodorovna ja sellega vabrik sai nimetus, mis oli pühendatud just Elisaveta Fjodorovnale. Ja sellega, kujutame ette, et ütleme, et kui me oleme töötajad, siis meie ees on puuvillalaod puuvilla hoidmiseks, skladõtja Holopka, aga kus oli toodetud puuvill esmaselt, kui siin ei olnudki raudtee, siis esmaselt ja tegelikult siit Kreenholmi manufaktuuri territooriumil oli terve võrgustik, et kõik oli motoriseeritud ja ma mäletan, et siin oli isegi monoreis. Siin oli kõik monoreis, aga see ei oli motoriseeritud, aga kuulge, et puuvilla palli kaal on umbes 200 kilot. Väga õige, sellepärast, et puuvill on väga, mitte nagu plahvutustohtlik, aga tuleohtlik. Siin oli liiga palju, ma ei tea, paar vagunit võib olla, umbes nii. Ja sellega laternad on väljaspool, sellepärast, et see on elekter ju, kas see on spiraal ja suur temperatuur, ja seda võiks plahvatada. Sellega nad on väljaspool ja pööratud akna poole. Idee on selline. Ну, а дальше сами. Вы выбираете, да? Да. По памяти. А мы это самое на концерт пойдем вечером. Спрячемся. Näete, meie ees on tamm ja taga on Narva veehoidla. Tamm on, ma ei tea, suurus, aga ma tean, et siin on umbes 11 krüüsi, 11 šljudov. Ja süsteem on umbes 4 Eesti pool, ülejäänud osa Vene pool.
Punasest telliskivist. Nii, aga keskmine osa oli taastatud nõukogude ajal. Mis on puutudes Georgi vabrikuga, no kõik töötajad ütlevad, et seal oli väga suuri pöörane saal basseiniga. Aga siin oli ettevalmistus tehtud, цехkus, segatus, sellepärast. Короче, тут смешивали как его, хлопок, прочесывали, и потом он уже из подготовительного шел дальше. Куда-то на производство. Предлагаю ночью сюда идти. Не надо. Страшно. Это был подготовительный цех. А почему так сыро? Ну так заброшенное здание же. Никто не топит. В аварийном состоянии. Как бы, вообще там сюда мы не возим, но просто я говорю, из-за того, что нас не пустили там в цех, я кажу, что у вас было представление, что это, да? Вот видите, чугунные столбы, это еще с царского времени сохранились. Ух ты! Да, и, в общем, да, у нас есть экскурсия такая отдельная. Ночная? Нет, спасибо, Господи. Вот, и отдельно можно посетить тут от подвала до башни, показывают, что да как происходит. Вот, ну что, пойдемте. Кейк! Давайте вообще селфи в новом выходе сделаем. А? Да. Võib-olla selle peale lähevad targem. Aga seal ei ole, aga pленку проявите и нам дадите. Фотография? Нет, у меня будет пленка. Фильм. Жизнь это карма. Привет, город Нарва. Я лечу к тебе, коль дуй не vrei, я seal oleme vaid ainult pekus. А это жизнь это карма. Привет, горod Narva. Ja mu väike vennelanne, tead ma satan siia harva siis kui Balti jaamast välja laekun. Südalinnas agulis, mu tunded kinni vagunis. Ma esmapilgul nägin ainult seda sinu tagumis. Sa särad nagu baabulind ja ründad nagu kotkas. Aga südamete sõjas sain ma õla peale pagunid. Davайте выпьем виски. Поговорим по-английски. Sind valvata võin öösiti, notšnoi dozor. Me suhtluses on seisak nagu rikkes valgusfoor. Essa kordaks saia taha, pohhu proovin veel kord. Saame kokku seal kus Kreenholm. Ma tean see Georgi lind su juuste sisse jäädavalt on põimunud. Kui murumängud toimunud ja sina mina lõimunud. Vaibad sinu seinal džinn ja roosat värvi šveps. Ma nägin seda ette nagu Alexander Sheps. Võtke välja amatöörid. A это жизнь, это карма. Привет, город Narva. Ja leču k тебе, 3 tunni veel ja seal oleme vaid ainult pekus. А это жизнь, это карма. Привет, город Narva. Ja mu väike vennelanne, tead ma
ma satan siia harva siis kui Balti jaamast välja läheb. Praktiliselt nagu maaletaja Paul Keeris, kuigi ise pole pärit siit võitle olla geenides. Ka minu kodus nagu siin räägiti samas keeles. Tean, et lärmakad joogised tüdrukud meeldivad meeletult. Твой папа любит деньги, деньги, деньги. Я тоже заправлюсь в авангарде, там дешевле. Мы вместе любим деньги, деньги, деньги. И все же за мой счет всему РОРО, всему модерну. Домой, пора домой, коктейли, сектор газа. Siin vaatan, kui kassahiti Coca-Cola plaasas. Ma tean, et selles filmis ei see lüüa kaasa. Tahan uskuda, et lõpp on õnnelik ja rahvas ju А это жизнь, это карма. Привет, город Нарва. Я лечу к тебе, 3 tunni veel ja seal oleme vaid ainult me koos. А это жизнь, это карма. Привет, город Нарva. Ja mu väike vennelanna, tead ma satan siia harva siis kui Balti jaamast välja läheb ploon. Точно. Ame läbi, 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 läbi,